Muinasjutt räägiks justkui välja mõeldud sündmustest. Ometi on see seotud reaalse eluga, kõneleb argise elu probleemidest ja katsumustest. Kui kohajutud, muistendid, laiemalt kohapärimus, seob loo tavaliselt konkreetsete objektidega reaalsel maastikul, siis muinasjutud on üldistuvamad, paigutades ebamäärasemasse aega ja ruumi. Täna räägin ma Virumaa muinasjuttudest, aga pigem just neist muinasjuttudest, mis seostuvad konkreetsete paikadega, ehk siis neist lugudest, mis pole muinasjutu žanris niivõrd tavalised. Virumaalt on üles kirjutatud umbes 10% Eesti Rahvaluule arhiivi kogutud muinasjuttudest. Sealjuures võib öelda, näiteks imemuinasjuttude puhul on just Virumaa üheks 3 kõige olulisemast alast, kust on kõige rohkem jutu talletusi. Teised olulised alad on siis Kagu-Eestis Setomaa ja Lõuna-Mulgimaa. Kõik need alad on seotud ilmselt olnud ka kultuurilaenudega. Piirialused kultuurikontaktid on mõjunud viljastavalt juttudele ja seepärast pole ime, et me Virumaa juttudes leiame mõjutusi nii Soome traditsioonist, eriti siis Kuusalu ümbruse rannakihelkondadest, kui siis idapoolsest traditsioonist. Nii me võime mõnigi kord leida Virumaa muinasjuttudes näiteks ka selliseid vahesõnu või isegi terveid lauseid või värsse, mis on pärit vene keelest. Näiteks algab muinasjutt peale nii. Vana sõjamees tuli odstavku ja mõtles, et on siia meie kuningas, et mitte tie raha ei anna. Siin on siis teenistusest tulemine selles Viru-Nigula kihelkonnast Lahekülast üles kirjutatud loos ära mainitud venekeelse sõnaga. Või siis jutus pealkirjaga Kelluke hiire kaelas. Vanapaganalt õnnestub siis petta ja suure varandusega tüdruk naaseb, siis peretütrel nii hästi ei lähe. Kui peretütrelt läheb vanamees järele, siis leidis kontisi hunnikus, koer õues aukus. Taat tuleb, kontisi toob, teede jeede, kosti veede. Taat sõidab, luid veab. Võõrasema hakkas koera taplema. Auku nii, teede jeede, tengi veede. Taat sõidab, raha veab. Taat tuli, tõi ree peal kontisi. See on siis Iisaku kihelkonnast üles kirjutatud lugu, mis on ilmunud ka muinasjutte koondavas koguteoses Eesti muinasjutud imemuinasjuttude köites. Sealt leiabki mitmeid Virumaa muinasjutte sellest sarjast, nii nagu leiab ka Kirjandusmuuseumi infosüsteemist, repositooriumist Kivike. Seal all on siis kogukonna portaalid ja kogukonna portaalis Virumaa veebivärav sai siis 2020. aastal kättesaadavaks päris hulk Virumaa muinasjututekste Eesti Rahvaluule arhiivist. Virumaa muinasjuttude kirjapanijatest on kõige rohkem tekste talletanud sellised kogujad nagu Alfred Konstantin Kivi, ligi 200 muinasjuttu, samuti Julius Aleksander Reberg, Karl Voldemar Rosenstrauch, Endel Mets, Herman Länts ja mitmed teised. Virumaa traditsiooni kujundamisel võib öelda, rahvapärimuse muinasjuttude kujundamisel on olulised olnud ka tegelikult kirjanikult, nimelt Friedrich Reinhold Kreutzwald või siis saksapärasuse hääldusega Kreutzwald ja Johann Gunder. Nii on Kreutzwald enda lood, isegi kui need osalt on siis mugandatud näiteks teiste muinasjuttude eeskujul või teiste rahvaste muinasjuttude eeskujul, siiski olnud sageli nii rahvapärased, et neid on ikka räägitud ja nad on tagasi traditsiooni läinud. Nii on näiteks üks üleskirjutus Karl Voldemar Rosenstrauchilt 1910. aastast, kus on loo algul mainitud, et ta on kuulnud seda jutustavat, kuigi loos on mitmeid ilmseid mõjutusi. Kreutzwaldi vastavast muinasjutust Õnne rublatükk. Koerte Peeter. Ühel isal oli 3 poega. 2 poega olid targad, aga üks oli loll.
Isa jäi haigeks ja kutsus pojad enne surma enese juurde ja ütles: teile kui vanematele ja targematele poegadele jätan ma oma koha, aga lollile pojale annan ma õnne rublatüki ja ta võib siis ilmasse minna omale õnne otsima. No see algus meenutab üsna siis Kreutzwaldi vastavat lugu. Just Virumaalt pärit ainesega on seostatud siis ka Juhan Kunderi raamatus Eesti muinasjutud leiduvaid muinasjutu osa, kui muistendlik osa arvatakse olevat pärit siis Viljandi maalt, siis muinasjutu süžeed oletatavasti on mitmed just Virumaa üleskirjutustel põhinevad ja ka Kunderi tekstid on siis võib öelda rahvatraditsiooni taas mõjutanud ja mõnedel puhkudel me ei oskagi öelda, kas oli siis Kunder selle esimeseks kirjapanijaks, kellele toetuvates arhiivvariantidest on see nüüd jõudnud rahvatraditsiooni või võib öelda, et ta on tagasi jõudnud rahvatraditsiooni. Et nii näiteks meile ilmselt samuti kõigile tuntud Antsu ja Grete muinasjutu Kunderi variandis Vennaka ja õeke põgenevad siis lapsed, kes on jõudnud nõiamajja ja kui siis kurat koju tuleb, siis leiab ta, et nõiamoor on ära kärtsatanud ja pomiseb. Nuusun praeaisu, minu mamma kõrve aisu. Saanud kohe aru kätte, et linnud ära on lendanud, tema mamma aga ahju aetud. On siis Haljala kihelkonnast juures Aleksander Rebergit üles kirjutatud variant. Teisteks sellisteks variantideks näiteks on nuusun praeaisu, minu mamma kõrve aisu Haljala kihelkonnast või oma vanamoori kärsa aisu või vanamoori kärse aisu. Nii et ehk on just tegu selle süžee puhul virumaalise arendusega. Järgnevalt siis läheb vanapagan lapsi taga ajama ja joob ennast lõhki. Need olid siis kõik imemuinasjutud, ehk siis kõige tavalisemad muinasjutud lood, mis tavaliselt räägivad siis inimkangelase, poisi või tüdruku või siis mõlema juhtumistest, kus tegelane puutub kokku millegi imelisega, olgu siis imelised esemed või abilised või moondumised. Mõni lugu võib olla aga sootuks erilise peategelasega ja Virumaa kõige populaarsem imemuinasjutu süžee võibki öelda, et on seostatud ühe erilise tegelasega, nimelt siis lugu väga tugevast poisist, kes mõnikord võib olla kas inimese ja karu poeg või mõnikord lihtsalt nii tugev, et võidab karu ära ja seejärel erinevate seikluste järel päästab kuningatütred. Ja lugu ongi siis jututüübist 3 röövitud kuningatütart ja see kangelane kannabki mõnigi kord nime, siis kas Kaaru Iivan või Karvane Iivan. Nüüd teine tuntumatest muinasjuttudest, virumaistest jututüüpidest on siis naine libahundiks, natukene muistendlik lugu, mille puhul võib öelda, et tegelikult on Virumaa olnud ka just Ida-Virumaa selliseks piiralaks, kus me näeme näiteks, et see libahunt ei tarvitsegi olla alati kõigis variantides hunt, vaid võib olla ka hoopiski ilves. Kristi Salve on enda uurimuses Ida-Virumaa rahvajuttudest välja toonud, kuidas just Läti ja Vene traditsioonis olev ilves Ida-Virumaal on. Ja tõesti, kui me vaatame Virumaa muinasjutte, siis me näeme, et Lääne-Virumaal on veel vaid ühes paigas seostuv lugu, aga et see on siis selle piiriks, kus need ilvesed, libailvesed veel olid. Kui imemuinasjuttudes on siis tavaline see, et kangelane käitub kuidagi õigesti ja saab siis selle tulemusena endale hea tasu, siis loomamuinasjuttudes tundub olevat põhiliseks väärtuseks kavalus ja nutikus. Ja nii kujutatakse loomamuinasjuttudes loomi nagu inimesi. Nad oskavad rääkida ja on ka muud moodi inimlike omadustega varustatud. Mõnedel puhkudel tõsi küll on nad siiski ka justkui loomad. Ja Virumaa puhul võibki öelda, et tegelikult võib-olla muust Eestist natuke rohkem on esil Eesti loomamuinasjuttude varamus need lood, kus loomad ei tegutse mitte ainult omavahel, vaid inimese ja näiteks metslooma suhe on kuidagi siis loo sisuks.
No näiteks üks selline tuntud lugu Virumaal nagu Karu härja turjal, mille süžees siis kannab härg ta turjale hüpanud ja kinni jäänud karu koju. Neist Virumaa variantidest 9 tekstis 8 on seostatud mingi konkreetse paigaga. No näiteks ühes tekstis Herman Läntsilt siis Kuusikumäega. Kuusikumäel on 90 aastas suured kuusekannud kännud. Seal on enne vanast nii suur mets ja karusid täis, et keski sinna ei ole lähend. Noor karu tulnud Kuusikumäelt metsast ja löönud käppa Iilpalu määrahva ärja laudja pealt sisse. Aga vana tugev ärg lähenud karuga koju mööda tänavat. Küll karu äimand lahtise käppaga ühe toe teiba tagant teise, aga ärg vend karu koju. Ei ole mehik enam saanud küüsi välja. Keik tee olnud toe teiba otsa täis. Aga õue sisse mennes saanud karu lahtise käppa aida nurga taha ja siis tõmmanud ärja ristluist maha. Teisi karulugusid Virumaalt on näiteks ka jututüüp Kellaga karu, mille on eristanud Eesti folklorist Pille Kippar maailma rahvajuttude seas ja mille puhul mees annab karule juua meest ja viinas segatud jooki ja seob seejärel karule kellakaela, mille järele ta on üsna hõlpus leita. Ja seegi lugu, mis natukene siis meenutab pajatusi, on seostatud konkreetsete paikadega, näiteks Ädise mõisakaeras või Rakvere mõisakaeras käinud karuga. No selle loo levikule on kahtlemata kaasa aidanud ka trükised, aga igal juhul karu seal selline oluline tegelane on olnud. Ja kui need eelmised lood olidki seostatud siis ka tavalisemalt konkreetsete pajatuslikuma süžee kaudu mingi paigaga, mis ongi loomulik, siis üsna ebatavaline on näiteks ka see lugu sellest, kuidas suur loom, Eestis sageli hunt, talvisel ajal hakkab siis veest oma sabaga kala püüdma. Ühes Virumaa variandis on selleks tegelaseks aga jällegi karu. Ja nimelt, karul on saba sellepärast lühike, et läinud kala püüdma talvel vette. Ja rebane on see suur õpetaja ja ütles, et kui sa tunned, et on raske, siis oota veel, et on veel raskem. Karu siis ootas hoolega kohe nii kaua, kui tulid perenaised vett tooma ja teda ajama sealt. Aga karul saba kõik jääs vee sees, ei saa kätte kuidagi, enne kui tükk otsast ära. See pidi olema Peipsi järve peal see lugu, mõni kutsub Mustvee järv. Selle loo on siis Mall Proodel Hiiemäe üles kirjutanud vanalt jahimehelt Mihkel Aadvalt ja see on üsna haruldane, et see lugu seostub siis sellise reaalelulise paigaga. Ja sama me võime leida veel teistestki juttudest, kus see suugi nii tavaline pole. Näiteks jututüüp Loomad põgenevad hädaohu käest, mille puhul on siis jällegi Herman Läntsi kirjapanekus järgmine tekst. Usk maailma otsast või põlemisest. Kana sittus kaevurakke peale. Sitt suitses. Ehmatanud kana kukele. Maailm põleb. Mõlemad jooksu. Koer vastu. Maailm põleb. Kõik koos jooksu. Niisama rebasele, hundile, karule. Rebane vaatab üle tagasi. Suitsu kuskil. Pettuse eest sööb kukk kana ära, rebane kukke, koer rebase, hunt koera, karu hundi. Oli karu üksi. Kahetses ennast ja kukutas maltsa kaldast alla. Sealt Karula nimi. Nii on siis seletatud Vihula vallas Karula mõisa tekke kohta on antud siis selline rahvaetumoloogiline seletus. Kui nüüd tulla tagasi imemõnusõttude juurde, siis ka näiteks sellises tuntud süžees nagu abistaja nimi, kus siis tuleb ära arvata teemalliku tegelase nimi, mis meile võib-olla on tuntud kas siis krimmide päraselt Rumpelstiltskin või inglispäraselt Rumpelstiltskin, siis Virumaal on kasutatud näiteks nimekujusid Ruuben Tilts, Ruuben Tiltsen, Ruupen Tiltsen või Rumm Teltsa. Aga ühes variandis jällegi sellest loost Väike Maarjast
kirja pandud lühemas muistendipärases muinasjutu kirjapanekus on siis tal hoopiski nimi Teber-Pits ja teada saadakse selles konkreetses kohas, Ebavere mäel. Üks vanake tee peal ütles naisele, mine hommiku vara Ebamere mäe peale ja vaata ida poole. Naine läks ka sinna ja nägi oma kodukäijad tantsimas ja laulmas. Ah, kui hüve, et keegi ei tüve, et mu nimi on Teber-Pits. No ja siis saabki naine selle nime teada ja muidugi mõista siis pääseb sellest kurjast tegelasest Karl Voldemar Lurichi üleskirjutus Väike-Maarja kihelkonnast. No samamoodi näiteks on muistendi žanrile lähedasemad ja just kohaga seostatud muinasjutt Surm pudelisse, mille alguses on lokaliseering. Vanal hallil ajal oli siin Venevere vallas üks taluperemees. See lugu, mis on tuntud kogumikust 1001 öötõlgetest, kuigi selles on tõesti ka teiste Eesti piirkondades siis seostatud konkreetsete paikadega. Et siit jällegi Virumaalt me näeme, et mõistagi on ka Virumaal siis see seos olemas. Teine sarnane lugu tüübist Sepp ja kurat algab nii. Vanal ajal oli Kahula külas elanud üks Sepp ja see õldi jälle hirmus kuri mees. Või siis on seostatud Virumaaga, et enne muistsel ajal elas kuskil külas Virumaal üks Sepp, kes oma ametit väga hästi osanud. Nii et selliseid seoseid konkreetsete paikadega me leiame mitte ainult pajatustele lähenevates loomamõinasjuttudes, vaid ka muistenditele lähenevates imemõinasjuttudes päris hulga. Ka muinasjutus Surnu pealuu, mis on siis, mille üks variant on siis üles kirjutatud jällegi Herman Läntsilt Haljala kihelkonnas, on siis lugu 1000 aastat. Keski löönd jalaga Haljala kirikaial pealuud. See oli aga ööld. Ära löö ühti. Tule parem vaata, missugune elu minul on. Ja lähen ees kiriku alla õhta poolt, kus savega kinni müüritud ukse koht on. Sealt oli lähend teise ilma. Teises ilmas oli aga nii hea ja aeg läks nii ruttu, et 1000 aastat oli teises ilmas nagu siin üks päev. Kui meest tagasi saanud, ei ole ta enam kedagi tuttavat leidnud, ise värisend ja vabisend vanusega. Kui ta seda teada sai, kui vana ta on, surnud ta ära. Nii et päris alati ei ole võib-olla tark ka võõrastega kaasa minna, isegi muinasjuttudes. Aga lõpetagem siiski optimistlikumalt. Karl Voldemar Lurichi kirja pandud 2 lugu, 2 imemõinasjuttu seostavad samuti Virumaal konkreetsete paikadega. Neist ühes tuntud loos, kus siis mees saab imelise karbi ja ta teeb selle oma mallamatusest varakult lahti, siis tekib Viru Jaagupile Kulina küla. Mees jõudis ühe Soome soo juurde, seal tegi ta karbi lahti. Kohe seisis üks suur linn tema ees, aga ilma elanikudeta. Mehel oli häda käes, kuda ta pidi linna jälle karpi saama. Sest murest päästis teda kull, kes kohe sinna tuli, pani linna karbi sisse ja ütles, ma arvasin kohe, et sa niisama edev ja uudishimuline oled, nagu teisedki inimesed. Hoia ennast aga, kui sa karpi lahti teed enne, kui koju jõuad. Kui mees koju jõudis, tegi ta karbi lahti. Linna nimetas ta kullilinnaks ehk kulinaks. Nüüd pole seal enam varemitki näha, kus ta linna vanemaks sai. Linn on küll ära kadunud, nimi on aga praegugi alles. Kulina on Virumaal Jaagupi kihelkonnas. Ehk siis Viru Jaagupi kihelkonnas. Ja teine lugu, samuti Karl Voldemar Lurichi kirja pandud, on veel eriti eripärane. Nimelt jututüübist häälitsevad pealuud ja see on selle ainsaks üleskirjutuseks Virumaalt. Mujal Eestis on see tüüp küll hästi tuntud, eriti Setomaal, ent selles Väike-Maarja kihelkonnas pärit loos korjab kangelane siis tüübile tavaliselt esmalt haukuvad koerapead ja ise raiuvad kirved, ent seejärel 2 laulvat kullerkuppu. Viimaks jõuab ta nende leitud asjadega jällegi Viru linna. Õhtuks pääses Ants metsast välja ja läks Viru linna, kus ta süüa sai. Seal öeldi talle, et kuningas oma tütre sellele naiseks lubab, kes tütre naerma paneb. Kuningatütar põle enne veel naerd.
Hans läks kohe kuninga juurde ja ütles, et ta igaüht naerda paneb. Kuningas ei taht seda uskuda, kutsus teda siiski tuppa, kus tema tütar istus ja ütles Hansule. Kui sa minu tütart naerma paned, võtan ma sind väimeks. Kui sa aga seda ei saa, siis saad ühe hea nahatäie. Hans ei vastanud sõnadki, võttis koerapead kotist välja, pani neid põrandale, kohe hakkasivad nad aukuma ja kargama. Kuningatütre suu läks jo kõveraks. Nüüd võttis Hans kerveid välja, kes raiuma hakkasid. Jo paistsid kuningatütre hambad. Kui Ants aga lauljad lilled välja võttis, naeris imeilus neitsi täie häälega. Rõõmuga võttis kuningas Antsu oma väimeks. Nii sai siis väike Ants Viru valitsejaks. Nii nagu muinasjutud meid ikka ühel või teisel moel õpetavad, nii näitab seegi lugu, et mõnikord tasub siis elus leitud asjad endaga ühel või teisel mool kaasa võtta. Kindlasti tasub kaasa võtta meie andmebaasidest ka Virumaa muinasjutud ja neid ikka kasutada.